Loengule 6 asja, mida ma kilpnäärme puhul täna teisiti teeks. Väiksed tehnilised viperused olid, aga nüüd olen sinu jaoks siin olemas. Ning tule ütle kenasti tere ja kui sul on vaja midagi küsida, siis julgelt postita seda kommentaaridesse. Mul millegipärast ei õnnestu täna Zoomiga siia tulla, nii et natukene läheb slaidide jagamisega keeruliseks, aga sellisel juhul lihtsalt olen siin täna mina ning saadki siis vaadata lihtsalt mind ja nii on. Ja lähemegi vaikselt edasi, et ma ei tea, kuidas see kommentaariruum täna mul siin jookseb, et kui ma ei ole selle koha peal, kus ma tavaliselt olen. Mul on ilusti olemas, oi kui tore. et tulge, teretage ja jagage. Ja hakkamegi asjaga siis pihta, et täna ma räägin natukene teistmoodi. Ma räägin täna rohkem isiklikust vaatenurgast, isiklikust kogemusest. Et võib-olla sa juba tead, et mul on endal olnud kilpnäärmega väga palju tegemist. Kilpnäärmega, kogu selle kõri piirkonnaga, mandlid on mul eemaldatud näiteks ja kilpnäärmega teismeiga algas mul sellega, et mul tekkisid sellised öised väga tugevad hirmu- ja paanikahood ja mu silmad läksid tugevasti punnis ja see alumine valge osa hakkas väljapoole tulema, südame pekslemised, hundiisu, muud sellised teemad, mida siis tavaliselt seostatakse ületalitlusega. Aga õnneks minu keha päris nii kaugele ei läinud, et oleks olnud siis ületalituse piir käes ja et oleks midagi ette võetud ja tehtud sellega. Nii et ma pidin lihtsalt õppima sellega elama. Ja ma õppisin ennast elama, ennast tuimastades, sest et väga raske oli sellises kohas olla, kus kõik asjad tekitavad hirmu, süda pidevalt peksleb, söögiissu on hästi suur ja kardad kõike. Nii et ma läksin väga tugevasse enesetuimastamisse ja see enesetuimastamine viis mind lõpuks sellesse kohta, et ma maandusin kilpnäärme alatalituse ääre peale, et ma olin täpselt nagu seal, väike tõnks oli puudu veel ning oleks juba saanud hormoonid peale, aga arst ütles, et oi, et sellisel juhul ei saa asjad küll kuidagimoodi kilpnäärmega seotud olla. Ning kuna mul siin praegu vist ei õnnestu sulle slaide jagada, siis slaide on võimalik jagada siis, kui alustad videot, aga ma tahaks nagu näidata neid asju kuidagi teistmoodi. Aga siis on lihtsalt niimoodi. Ja palju õnne, Aire, sinul on koht meie kilpnäärme grupiprogrammis, nii et hästi vahva. Tere Anneli, tere Vaie, tere Elvira. Aga hakkame siis pihta sellest, et mis on minu jaoks olnud siis kõige tähtsam, kõige esimene põhjus või mis asi, mida ma teeks täna, teades kõike seda, mida ma praegu tean läbi oma töö, läbi oma isikliku kogemuse, on see, et kui kahtlustatakse kilpnäärme probleeme, siis ma ei keskenduks ainult kilpnäärmele, vaid ma vaataks seda pilti väga palju laiemalt. Nii et sellepärast, et minu teekond siis, kui ma jõudsin sellesse kohta, et mul hakati kahtlustama alatalitlust, siis ma olin nagu nii rõõmus ühest küljest, et ohoo, et nüüd on midagi leitud, lõpuks ometi saame kätte selle nii-öelda süüdlase, saame ta natist kinni ning hakkame temaga midagi tegema. Aga võta näpust, nii lihtne see olukord ei olnud. Kuna ma tolles hetkes olin just hiljaaegu lapse sünnitanud ja see kogemus oli nagu väga-väga ju silmi avav ja tugev, et ma nägin ja mõistsin, et minu keha on teinud midagi niisugust, et ta on loonud uue elu ilma igasuguse välise toe abita ja see pani mind mõtlema, et see keha peab tegelikult oskama ka korrastada seda elu, mida ta juba praegu on loonud. Ning sellest kohast nagu sai alguse suur mõttemustrite ja mallide muutumine, aga no see kestis ikkagi väga kaua ja esialgu väga valusalt ja pingsalt, nii et tervitan veel, kes on jõudnud siia, tere Marge, tere Ege, tere Anneli. Ja esialgu ma küll mõtlesin et küll ma lugesin hästi palju kilpnäärme kohta ja otsisin igasuguseid võimalusi, et mis nüüd temaga siis teha.
aga õnneks hakkasin ma aru saama, et ei ole võimalik keskenduda ainult kilpnäärmele, et see organ siin on ainult üks osa kogu meie keha toimimisest, kogu meie keha ainevahetusest. Kui sina tunned, et sa siiamaani oled keskendunud ainult kilpnäärmele, ei ole näinud seda suurt pilti, siis võid mulle ka kommenteerida seda. tere, Tea! Sest tavaliselt me seda teeme, me tahame võtta kusagilt selle ühe asja, selle ühe süüdlase, selle ühe, mis on valesti ja hakata sellega tegelema. Aga keha on tervik. Ning minu pilt sellest, kuidas see tervik üleüldse töötab, avardus väga palju siis, kui ma sain kätte oma juukseanalüüsi. Ning juukseanalüüs näitas seda, et kilpnäärmehormoonid minu kehas ei saa oma tööd normaalselt teha. Isegi kui neid on nii palju kui vaja, nad ei saa seda tööd teha. Ja see oli miski, mis mind ikkagi väga nagu põhjalikult üllatas ja hämmastas. Sellepärast, et mulle tundus, et asjad on lihtsad, et probleem on ainult selles ühes kohas, aga tegelikult see ju niimoodi ei olnud. Ja ongi, mina ei tahtnud alguses üldse seda suurt pilti vaadata, sest et suure pildi vaatamine tähendas seda, et ma ei saa selle ühe asjaga tegeleda, mul ei ole lihtsat lahendust. Mina ootasin, et tuleb mingi asi, et ma leian alternatiivvaldkonnast mingisuguse lisandi või mingisuguse võtte, mis aitab selle asja plaksti korda teha. Aga mida rohkem ma sellesse teemasse sisse vaatasin, mida rohkem ma rääkisin teiste inimestega, kelle teekonnad hakkasid mulle avanema, sest et täna meil on võimalik nii palju suhelda, leida kontakte, leida neid inimesi, kes on juba pikalt sellega tegelenud, seda rohkem ma hakkasin aru saama, et mingisugust sellist varianti ei ole üldse olemas. Et ma pean hakkama tegelema oma kehaga kui tervikuga, et siin ei ole üldse mingisugust muud lahendust. Et mul on vaja hakata pöörama tähelepanu erinevatele valdkondadele, mitte ainult sellele ühele organile, et see üks organ siin, ta näitab meile väga palju kätte. Tänaseks ma olen õppinud energiameditsiini ja mida ma olen läbi energiameditsiini saanud teada, et kui me elame pidevas võitleja-põgene režiimis, et meie närvisüsteem on siis keskendunud pidevalt hädaohtude otsimisele, kogu aeg otsime keskkonnast, sellepärast lähevad silmad ka punni, läksid minul silmad punni, et ma otsisin pidevalt seda ohtu. Ja kui me elame pidevas selles ohurežiimis, siis meie keha ei saa normaalselt toimida ja taastuda. Sest see ohurežiim, see on nagu sõjaseisukord. Sõjaseisukorras ei ole meil esmaplaanil see, kuidas me saaksime midagi üles ehitada, ilusat aeda rajada ja nii edasi, vaid me tegeleme seal puhtalt ellujäämisega ning ellujäämise režiimis kasutatavad võtted on väga erinevad sellest, mida me rahu ajal kasutame. Sellepärast, et fookus on lihtsalt hoopis teises kohas. Ja ma hakkasin nägema seda, kui suurt rolli mängib meie enesetundesse, tervisesse närvisüsteem ja närvisüsteemi seisund ja et võib-olla peaks hakkama tegelema hoopis millegi muuga kõigepealt, et võib-olla peaks hakkama tegelema autonoomse närvisüsteemi tasakaalustamisega. No juba see sõna autonoomse närvisüsteemi või see fraas autonoomse närvisüsteemi tasakaalustamine tundus minu jaoks nii keeruline, nii mõistmatu ja ma ei tahtnud sinna sisse vaadata ja ma olin ikkagi pikalt nagu jonnisin vastu ning ootasin ja lootsin, et äkki nüüd ikkagi tuleb kusagilt see imepill, mille ma saan sisse võtta ja mis korrigeerib mu kilpnäärme ära. Aga seda ei juhtunud. Seda ei juhtunud, õnneks ei juhtunud, sest miks ma ütlen õnneks, see on pannud mind otsima sügavalt seda, kuidas meie organism toimib süsteemina kõiges selles keskkonnas, kus me oleme, kuidas kõik see, millega me kokku puutume, mõjutab meid pidevalt päevast päeva. Ning ma hakkasin aru saama, et minu probleemid ei ole vaid kilpnäärmes, vaid see on hoopis milleski laiemas. Ning esialgu tundus hirmuäratav see, et ma pean hakkama nii palju erinevaid asju ette võtma, nii palju asju lahkama, sest et selles kohas, kust me oleme väga väsinud, me tahaks ruttu lahendust. Väsimus ja ärevus korraga, et tahaks juba elada, ei tahaks süveneda kõikidesse nendesse asjadesse.
ning kuna me oleme jõudnud sellesse kohta, kus me oleme oma kehas kehva kohta seetõttu, et me ei ole oma kehas kohal olnud, me ei ole jälginud, mida see keha on tahtnud meile läbi aastate öelda, siis meie jaoks tundub ka väga hirmuäratav sinna sisse vaadata. Et kui sa tunned ära iseennast siin selles hirmsas, siis sa võid kommenteerida ka, et hirmus endasse vaadata. Tere Hele, tere Anneli! Ja mina ka ei tahtnud ja meil on ka väga head põhjused, miks me ei taha iseenda sisse vaadata, sest et kunagi on olnud seda väga valus teha ning me oleme lubanud ja tõotanud endale, et seda, mis meile haiget teeb, sellega me rohkem enam kokku ei puutu. Ja nii olin mina ka, et mida aastad edasi, seda rohkem ma olen avastanud endas kõiki neid sügavaid tõotusi, mis ma olen iseendale andnud ja kuidas ma nendega olen oma elu kinni pannud. Aga meie elu ei ole ainult head asjad. Me püüame elada niimoodi, nagu me ei taha tähele panna neid nii-öelda negatiivseid asju, vaid tahame, et meie fookus oleks kogu aeg ainult heal, on ju, et ainult naerame ja keep smiling ja kõik on hästi. Aga sellisena me eirame väga suurt osa elust, seda osa, kus asjad ei jookse nii nagu vaja, kus asjad teevad haiget. Ja kui meie ei pööra sellele tähelepanu, me arvame, et oi kui nutikad me oleme, me saame siit üle ja ümber ja nii edasi, siis meie keha peab ikkagi kõige sellega elama. Me saame oma meele väga hästi ära petta ja mina olin oma meele nii hästi ära petnud. Aga keha meil ei ole võimalik ära petta, sest kõik see valu salvestub kehasse. Ning ma olin olnud selline hästi selline rõõmus ja selline hakkaja. Aga see oli pealispind, see oli minu viis toime tulla. See minu viis eirata kõike seda, mis oli siin all varjus ja peidus. Ning kilpnääre, kui me rääkisime energiameditsiinist, kilpnääre näitab meile hästi palju tegelikult seda, mis meie kehas kui tervikus toimub. Meie kehas on erinevad energiakeskused, mis siis vastutavad erinevate funktsioonide eest, et näiteks ellujäämise eest, siis reproduktsiooni eest, aga ka suhete eest, loomingulisuse eest, iseenda väljendamise, armastamise eest, teistega ühenduses olemise eest, kõrgema tarkusega ühenduses olemise eest ja kõik need energiakeskused, nendel on oma väike kambrikene siin kõri piirkonnas. Et see on hästi huvitav, kuidas meie keha on terviksüsteemina kokku seotud niimoodi, et kõik, millega me kokku puutume siin elus, kõik see on seotud siia kaela ja kõri piirkonda. Kui see on sinu jaoks täielik üllatus, et meil on siin selline süsteem, siis kirjuta mulle üllatus. Mina ei teadnud seda enne, kui ma hakkasin energiameditsiini õppima, sealt ma sain alles niisuguse erakordse teadmise, minu jaoks erakordse teadmise. Tere Piret! Ning ongi, kui kusagil kogu see piirkond peab töötlema ja kokku puutuma kõigega meie kehas. Ja kui kusagil on ebakõla, siis siin hakkab see meil kiiremini välja lööma tavaliselt kui kuskil mujal. Ja läbi selle mehhanismi ka, läbi selle kaela siin, mida me teeme, me surume alla kogu seda teadlikkust, mis tahab tulla kehast meile siia pähe, et me kuuleksime, näeksime ja mõistaksime, mis meiega toimub. Kui me oleme väiksed lapsed, siis meil lihtsalt ei jää muud üle, kui me võtamegi kasutusse selle mehhanismi, kus me ei taha kuulda, kus me ei taha näha, sest et kõike on liiga palju ja liiga valus ja mitte keegi ei õpeta meile, kuidas sellega hakkama saada. Olgu mõnda meist võib-olla on õpetatud, aga üldjuhul meid ei õpetata seda. Ja kui meile ei õpetata, kuidas sellega hakkama saada, kui meie vanemad ise kardavad emotsioone, kardavad elu raskuseid, siis on peitnud selle enda eest ära, surunud silmad kinni, surunud ennast alla, siis meie õpime tegema täpselt seda sama asja nagu nemad. Sest nemad on meie jaoks ellujäämise muster ning vastavalt sellele siis ka käitume meie. Mõnikord me oleme rohkem teadlikud, ja ta tuleb üllatusi ja üllatusi tuleb nii palju. Ja. Ja see oli minu jaoks täiesti hämmastav. See nagu tegi selle kilpnäärme teema nii palju selgemaks minu jaoks. Miks neid probleeme just siin selle piirkonnaga nii palju on? On hästi tore teada. Ma ei ole ainukene, kelle jaoks see üllatus oli. Et
sest ongi, et me kõik need mustrid, mis me õpime, me arvame, et on ellujäämiseks vajalikud ja kui vanemad on õppinud kõike alla suruma, siis me ka tõenäoliselt õpime. Me võime küll muutuda vastupidiseks, me võime osutuda siis selleks mässajaks, kes tahab asju teha teistmoodi, kui nemad tegid. aga alati see ei tule välja ja sageli, kui me teeme asju trotsist, kui me teeme asju sellest, et me tahame vastanduda oma vanematele, siis me ei juhi oma elu armastuses. Me juhime teda mingisugustes muudes emotsioonides ning kõik need asjad, mida me teeme muudes emotsioonides kui armastus ja tänulikkus, need kipuvad meile siis bumerangina tagasi tulema ja probleeme tekitama. Et see on ka miski, mida ma olen ise endas näinud. Ühel sügaval rännakul käies nägin seda, et kõik need otsused, mis ma elus olen hirmu pealt teinud, nende pealt on olnud väga raske luua, väga rasked kogemused on tulnud. Isegi kui ma olen teinud neid asju, mida ma olen tahtnud teha. Aga ka meie tahtmised ja kilpnääre on meie tahtejõu keskus. Aga ka meie tahtmised, kui nad tuginevad sellele, me tahame millegi eest ära põgeneda, midagi mitte kogeda, siis meie kõrgemal teadvusel on alati võimalus keerata see asi teisipidi ja näidata meile selleks, et me ei jookseks enam enda eest ära, selleks, et me ei teeks asju muudest energiatest kui armastus. Et kõik see, mida me enda meelest väga kavalalt ära peidame, see on meiega kaasas ja juhib meie elu ning see on ka üks peamisi põhjuseid, miks inimesed elavad selliselt, et tahan parimat, aga välja tuleb nagu alati. Et me ei lähe sinna sisse, me ei vaata seda. Ma räägin täna hoopis teist juttu, kui see oli plaanis rääkida. Ilmselt sellepärast ei ole need, ei pidanud need slaidid ka siia saama. Väga põnev. Aga siis läheme siis edasi, et me surume ennast alla ja see alla surumine toimub keha terviksüsteemina, mitte ainult kilpnäärmega, aga lihtsalt see ala siin. Ma pidasin just ka kilpnäärme väljakutse oma esimesest vabaks grupis ja nii paljud osalejad avastasid, et mida? Avastasid seda, kui palju neil on siin pingeid, kui palju neil on kaelas pingeid, ka turis, rinnapiirkonnas, kuidas see kõik on omavahel seotud. Ning kujuta ette, et kui me tahame keskenduda ainult kilpnäärmele, aga tegelikult on siin taga kogu meie süsteem, kõik millega me kokku puutume, siis kuidas moodi on võimalik ainult kilpnäärmele keskendudes seda lahendada? Ega ei ole ju. Ma sain selle õnneks päris kiiresti selgeks, olenemata kogu sellest vastupanust, mis minus alguses kõige selle suhtes oli. Nii et aja jooksul edasi et ma olen hakanud mõistma, mida tähendab keha kui tervik ja kuidas me ei tohi siit mitte midagi eraldi välja võtta, vaid me peame vaatama seda kui orkestrit. Kui orkestrit, mida juhib meie närvisüsteem. Ning siit ma läheks selle järgmise asja juurde, mida ma teeks täiesti teistmoodi, ongi see, et ma võtaks vastu selle teadmise, et meil on vaja kõigepealt hakata tasakaalustama seda autonoomset närvisüsteemi. Et see fraas, mis tundus minu jaoks alguses nii mõistetamatu, aga siis ma lugesin selle kohta õigu palju ja tegin selle enda jaoks selgeks, mida see tähendab. Et ma juba natukene rääkisingi sellest, et meil on autonoomsel närvisüsteemil, see on siis see, mis ei ole tahtega seotud. Lihaste liigutamine, tõusen püsti, vehin kätega, kõik asjad, see on tahtlik tegevus. Aga see, hakkan sööma, toit läheb siit alla, ma ei hakka ju mõtlema ega juhtima otseselt seda, kuidas nüüd seda toitu osadeks võetakse, kuidas see millekski muuks lahti või kokku pärast pakitakse, et see kõik toimub autonoomselt. See on autonoomse närvisüsteemi osa. Ma ei pea mõtlema selle peale, et kui ma olen käe ära kriimustanud, siis kuidas mu keha seda tervendab. Ta teeb seda ise, et tal on olemas selle jaoks süsteemid. Ja selle autonoomse närvisüsteemil on 2 põhiolekut, on kas rahuolek, kus me saame süüa, taastuda, lõõgastuda, oma keha uuesti üles ehitada, seedida, puhastada, nautida, või siis see teine, see võitluse osa. Ning minul oli see võitluse osa hästi tugevasti sisse lülitatud ning üldjuhul on ka niimoodi, et mida väsinum on inimene, seda rohkem see võitlus läheb tal sisse, sellepärast et väsinud keha ei saa ju aru, et miks
ometi sa sunnid mind tegema kõiki neid asju, kui ma olen nii väsinud. Kui ma üritan sulle igate moodi teha selgeks, et võta hoog maha, käitu minuga teistmoodi. Aga no mina ei saanud aru sellest ja ma näen, et inimesed ei julgegi otsa vaadata sellele, mida see väsimus tähendab, mida see tahab neile öelda. Ja kuidas selle eesmärk on tuua sind oma kehasse kohale tagasi, et sa hakkaksid märkama. Ja kui sul on kombeks oma väsimust eirata, siis sa võid ka kommenteerida mulle seda, et siis ma näen, et ma ei ole olnud üksinda selles väsimuse eiramises. Vaid, et see ongi see, mida me teeme, kui me ei ole harinud iseennast kuulama. Meie autonoomne närvisüsteem paneb meile selle väsimuse peale, kui seda võitluse energiat on nii palju, siis ta lihtsalt tõmbab pidurit, me ei suuda hakkama saada selle stressiga, nii nagu minu keha, kui ma läksin sinna teismee alguses ületalituse piirimaile, siis ma ei jõudnud enam lõpuks olla selles hirmus ja terroris ja südame pekslemises, mida ma tundsin nii akuutselt. Nii et ma pidin endale looma selle tardumuse, ja tardumus on siis selline ellujäämise mehhanism, et olukorras näiteks, kui kiskja tuleb meile kallale, hakkab meil tükkideks rebima, siis me ei koge seda. Me saame ennast oma teadvuse nii välja lülitada, et võib-olla isegi valu ei ole võimalik kogeda selles hetkes. Aga kahjuks väga suur osa inimesi elabki sellises tardumuses. Ja nii elasin seal ka mina. Aga meil on võimalik oma meelega piitsutada ennast sellest välja, nagu ma rääkisin sulle, et oleme väsinud ja siis ei lase endal puhata, vaid sunnime ja keha läheb järjest rohkem häiresse, järjest rohkem tagajalgadel, kui me ennast muudkui sunnime, sest tema tahab puhata. Tema selle tardumisega tõmbab meid sellisesse kohta, kus meil peaks olema aega järele mõelda ja tunda, et midagi on valesti ja midagi vajab korrigeerimist. Nii et see osa, see närvisüsteemiga töötamine Kilpnäärme grupiprogrammis ka, mida me hakkame tegema, me hakkame töötama närvisüsteemiga, selles mõttes me hakkame teda rahustama ja tasakaalustama. Me teeme kohe juba avakõnel, teeme hästi sellise toetava ja võimsa lõõgastusharjutuse, mille sa saad endale pärast kaasa. Et saad seda iga päev kuulata, teeme ta sellise lühema, aga hästi sellise jõulise. Et see hakkab sinus avama kõike seda, mis sa oled kinni pannud, et sa saaksid vabamalt elada. Kui sa oled olnud minu programmides, sa võid ka kommenteerida, kes on kuulajad siin, et kui vägevad on need lõõgastused, mis me teeme, milliseid imelisi tulemusi need võivad anda. Mina läheks kõigepealt selle närvisüsteemi juurde ja hakkaks seda juhtpulti maha rahustama. Sellepärast, et meie närvisüsteem annab kehale käsklused, annab käsklused ka hormoonsüsteemile, mida võib teha, mida ei või teha nendes oludes. Ja see ongi nagu väga lihtne mehhanism, kui sa hakkad aru saama sellest, kuidas see töötab. Kui sinu närvisüsteemis on tardumus peal ja sa hakkad näiteks, tahad hakata võtma toitulisandid, mis stimuleerivad kilpnääret tööle, siis sinu närvisüsteem võib öelda, et ei, ma ei taha seda. Mul on nii suur valu sees, kui sa hakkad kiirendama minu ainevahetust, sest kui me paneme sinna sisse kas, ma ei tea, bioidentseid hormoone oma kehasse või võtame lisandid, mis stimuleerivad kilpnäärme tööd, siis nii mõnelgi, ma ütleks umbes pooltel juhtudel läheb see asi sinnamaale, et inimene ei suuda välja kannatada seda kiirust, sest koos selle kiirusega tuleb üles nii palju raskeid emotsioone. Võib hakata uuesti see süda pekslema. Et sellepärast on vaja alustada, mina tahtsin alustada kilpnääret toetavatest lisanditest, aga minu keha ütles nendele nii tugevasti ei, et ma ei saanud neid kasutada. See oli täiesti võimatu. Mul ei olnud võimalik isegi, mul soovitati võtta toona 6 kapslit päevas ja ma ei saanud ühest kapslist veerandit ka võtta. Sest et mul hakkas niimoodi süda pekslema, mul tuli selline ärevus, sellist nii halb tunne tuli peale. Sellepärast, et see kiirendas minu ainevahetust, aga kiirem ainevahetus
läks vastuollu selle tardumusega, mille ma olin endale peale pannud, et mitte oma stressi kogeda. Aga see stress oli kõik kehas olemas, see oli kõik kehasse salvestunud. Ja kui ma nüüd hakkasin kiirust peale panema, siis hakkas see stress välja tulema. Ja ma ei suutnud, sest et mul ei olnud oskusi seda stressi maandada. Sellepärast ma olin läinud tardumusse, et ma ei osanud selle stressi ja pingega, mis mu kehas oli, toime tulla. Ja ma näen seda nii paljudel inimestel, et kui nad hakkavad kiirendama, kas siis võttes hormoone või võttes mõningaid lisandeid, siis nad põrkuvad täpselt selle sama olukorraga. Nii et mina ei läheks seda teed, et ma kõigepealt hakkaks lisanditega kiirendama. Sellepärast, et kui närvisüsteemiga on see vastuolus see kiirus ja see närvisüsteem ei suuda ära töödelda neid emotsioone, mida ta kunagi on kogenud ja mille ta on iseendas alla surunud, siis hakkabki see väljendama ennast selliselt, et tekib vastupanu. Ja seda on nii paljudel inimestel. Isegi olukorras, kus neil on näiteks DSA näite on väga kõrgeks läinud, neile kirjutatakse hormoonid peale, nad ei saa võtta, neil hakkab süda pekslema, neil on nii halb olla. Aga see tuleb sellest, et me ei alusta närvisüsteemi rahustamisest. Ja, et miks ei saa kelpi võtta ka, et see on vastuolus sinu alateadliku lubadusega hoida ennast nii madalal, oma ainevahetust nii aeglasena, et sa ei kogeks seda stressi, mis on su kehas. Ja, et absoluutselt. Ning see ongi see, et miks me ei saa keskenduda ainult kilpnäärale, miks me peame vaatama seda pilti laiemalt. Ja loen kommentaare, et vägevad on tõesti, et soovitan siiralt kohustuslikult. Et need lõõgastusharjutused, mis ma teen, need on tõesti, need tulevad kuskilt väga-väga sügavast kohast ja nad võtavad alati arvesse selle grupi energiat ja nende erinevate inimeste vajadusi, kes kokku tulevad, et see lihtsalt on, mul on selline oskus või selline anne neid teha. Nii et nad on hästi mõjuvõimsad, nad ei tule lihtsalt nagu, nad ei ole lihtsalt meditatsioonid ja lõõgastused, vaid nad on midagi väga-väga palju enamat. Need väga vägevad, et olen tundnud. Ja seal ongi, mõnel inimesel on juba niimoodi, et avakõne kuulab ära ja siis läheb magab nagu nott ja tal on nagu asjad on teistmoodi täiesti, et see on hämmastav, kuidas. Aga see kõik tuleb lihtsalt läbi selle, et ma olen väga palju tööd teinud iseendaga, ma olen väga palju neid erinevaid tarkusi kogunud, et mõista inimkeha toimimist ja tema seotust kõigega, nii et jaa. Et ongi, et see, jah, ma olin hästi kurb, kui ma sain aru, et mu keha ei võta vastu. Et oli üks selline väga-väga tore lisand, millega paljudel oli nii häid kogemusi ja minu toonane juhendaja ei osanud mul, ta oli ise alles algaja, ta ei osanud mulle seda selgitada. Aga pärast, kui ma vahetasin ta välja, valisin omale tõesti nagu tolles hetkes maailma parima, siis tema oskas mulle selle ära selgitada. Loen ka kommentaare, et minule ka kirjutati rohi alatarituse puhul selline vastumeelsus tekkis ja lõpetasin ära, et see ongi, et sinu alateadvus ei suuda vastu võtta seda kiirendamist, sest et tal ei ole võimekust tegeleda nende allasurutud emotsioonidega. Minul oli täpselt see sama asi, et aga kui ma olin teinud, nüüd kui ma olin võtnud käsile oma närvisüsteemi ja veel mõningaid muid asju, siis ma arvan kuskil aasta ajaga ma jõudsin sellisesse kohta, et ma sain hakata seda lisandit võtma ja sellest sai kohe minu lemmiklisand. See oli nagu taeva kingitus, see muutus nii heaks. Ja ma sain võtta seda 6 tükki päevas, nagu mulle soovitati toona. Tänased inimesed on nii toksilised, täna enam nii suuri kogused ei saa anda, sest et kui me võtame lisandit, siis hakkab ka toksiine kehast välja viskama, nii et ja toksiinidega koos tulevad ka alateadlikud emotsionaalsed toksiinid üles. Nii et jah, et me ei saa vaadata ainult kilpnääret, vaid alati tuleb see tervikpilt võtta. Minul on kilpnääre eemaldatud 11 aastat tagasi ja on keegi kommenteerinud, et sellega on ja niimoodi, et kui kilpnääre eemaldatakse, siis ega eemaldamisega ei kao närvisüsteemist see pinge, kehast see pinge, mis sinna on salvestunud.
ei kao kehast sinna kuhjunud toksiinid, mis teevad meie enesetunde halvaks. Sealt ei kao ära need mõttemustrid ja käitumismallid, mis me oleme elu jooksul omandanud ja millega me ennast alla surume. Nii et see ei ole nagu see, mis probleemid lõpetab. Ta võib mingisuguse akuutse faasi maha tõmmata, aga kõik see, mis on sinnani viinud, see jääb kehasse alles. Need mustrid on alles. Et ka siis, kui kilpnääret enam ei ole, siis tuleb ikkagi võtta see keha kui tervik ette. Et jah, üllatused, kommenteerige, kui teid midagi üllatab, siis kommenteerige seda jah, et see on miski, mille peale me ei tule, sest et ongi, et ma ei tea üldse kedagi, kes räägiks sellist juttu, nagu mina räägin. Aga ma ütlen, et ma ei ole saanud neid ühtegi lihtlahendust. Ma olengi saanud selle tervikpildi, selle suure pildi, mida on vaja teha. Selleks, et saaks seda teistele ka edasi anda, sest neid inimesi, kes neid lihtlahendusi on, et muuda toitumist või võta mingit lisandit või tee hingamisharjutusi, et neid inimesi on nii palju, kellel need lihtsad asjad ei tööta ja kes on nii meeleheites. Et jah, see oli küll suur üllatus ja et seda on nagu hästi-hästi palju. Et kui me vaatame näiteks üks kuulus alternatiivi kilpnäärme arst doktor Tatis Karesjan, siis tema näiteks jagab kilpnäärme alatalitluse 6 erinevaks alaliigiks ning ta ütleb, et nendest alaliikidest ainult üks on tegelik alatalitlus ja ülejäänud on kõik millegi muu väljendused. Ning mina läbi oma kogemuse, oma töö olen täiesti nõus sellega, et mida ma veel juukseanalüüsi, nagu mis juhtub, kui me läheme sellesse tardumusse, kui me ei suuda enam oma kehas olevat akuutset stressi taluda ja tõmbame oma ainevahetuse nii aeglaseks. Kui me oleme aeglased, siis me ei koge stressi niimoodi. Me kogeme teda, aga me ei koge teda akuutsena, me kogeme teda kroonilisena, sellise kroonilise vaevusena. Siis me peame kasutama mingisuguseid aineid oma kehas selleks, et ennast tuimastada. Ning mis ained need siis on? Kõige tavalisem nendest on kaltsium. Ja oi, kuidas meil räägitakse sellest, et kaltsium on nii paha asi. Ma ei tea, mida kõike see teeb, on ju, et veresoonet lupjuvad ära ja kõik muud teemad, aga see kaltsium väljendub pahana sellepärast, et me oleme oma elutegevuse kokku tõmmanud ja kaltsium on kõige lihtsam pidur. Kaltsium on see, kas gaas või pidur. Kui veres väheneb kaltsiumi sisaldus, ainevaatus läheb nagu tead lill lahti ja hakkab õitsema. Ja kui me paneme sinna verre palju kaltsiumit, kui me tahame tarduda, me ei suuda stressi tajuda, siis tõmbame ennast kokku ja see palju kaltsiumit, see hakkab igale poole labestuma, kogunema, väga suurt ebamugavustunnet tekitama ja siis me tahame kuidagi sellest kaltsiumist loobuda, aga see jällegi ei ole kooskõlas meie alateadusega, see ei ole jällegi kooskõlas meie närvisüsteemiga, mis on otsustanud ennast stressi eest selle abil kaitsta. Ta ei ole paha. Ta on meie jaoks väga suur abiline, aga meil on vaja õppida teda kasutama iseenda kasuks. Mina kaltsiumit kogu aeg kasutasin iseenda kahjuks, pidevalt ennast tuimastades, et mitte tajuda seda stressi, aga läbi selle ma ei saanud ka tõeliselt elus olla. Nii et see ongi see kaltsiumi mehhanism. Kui me ei oska närvisüsteemi reguleerida, siis see kaltsium, mis saab meile pealt näha vaenlane, kuigi tegelikult on ta sõber, kes meid toetab, et me ei peaks selle akuutse stressi käes olema. Ning alles siis, kui me hakkame õppima oma närvisüsteemi reguleerima elutervelt, siis hakkab see kaltsium igalt poolt ära kaduma, tal ei ole vaja enam vooderdada meie rakumembraane, tal ei ole vaja enam meie teadvust alla tõmmata. Ja siis me saame ennast paremini tunda, siis hakkavad ära kaduma igasugused. Kuiv nahk kaob ära, no mul oli nii kuiv nahk, et eriti just näo peal. Siis hambakivid ja igasugused sellised teemad, need hakkavad ära kaduma. See on nii huvitav. Meil ei ole vaja nende vastu võidelda, ainus asi on vaja anda oma kehale tööriistad, oma närvisüsteemile see oskus päriselt rahuneda. Ja siis see kaltsium pöördub meie kasuks. Nii et me ise ka seda näeme ja tunneme. Tegelikult ta töötab kogu aeg meie kasuks, aga me ei saa aru, et see on meie kasuks. Kui see on sinu jaoks jällegi üllatus, siis kommenteeri, et kaltsiumi üllatus. Ja me üritame teda igate moodi piirata,
aga samas me oleme oma närvisüsteemiga andnud käskluse kasutada seda just täpselt selliselt, nagu see keha seda kasutab. Siit tuleb ka sisse see moment, miks mina ei poolda seda, et kui inimene on kaltsifeerunud, et siis me võtame, et me hakkame seda lahendama D-vitamiini ja K-vitamiiniga. See on jälle, see on nagu täiesti mööda vaatamine sellest, kus probleem tegelikult on. D ja K-vitamiin on väga vajalikud, aga närvisüsteemile on vaja tähelepanu pöörata. See on see, kust kõik algab. Ja sellepärast me kanaliseerime selle kaltsiumi sinna, kus meile tundub, et ta ei peaks olema, aga tema läheb just täpselt sinna, kuhu meie närvisüsteem annab käsudele minna. Et me saaksime hakkama. Nii et nüüd on ikka päris põhjalikult selgitatud seda, et miks ma tunnen täna, et on vaja alustada just nimelt närvisüsteemi tasakaalustamisest. Ja Kilpmäe grupi programmis siis me kasutame ka erinevaid võtteid viise, kuidas seda teha ning ma arvan, et ma salvestan siin järgmine nädal veel paar videot juurde. See on küll üsna mahukas see programm, aga mul on mõningaid lahedaid mõtteid on juurde tulnud veel. Aga läheme vaikselt juurde tagasi läheme selle toidulisandite teema juurde. Ja et jällegi üllatus on. Et toidulisandite teema juurde, et esiteks jah, et toidulisandeid võib olla väga raske võtta, kui nende kasutus on meie närvisüsteemiga vastuolus. Kui see kiirendamine, rohkem toitainete juurde andmine on närvisüsteemiga vastuolus, sest kui me oleme ainevahetuse hästi aeglaseks tõmmanud ja me ei saa toidust kergesti energiat kätte, mille me oleme pidevalt väsinud on see, et me ei saa energiat kätte. Ning kui me siis hakkame sinna midagi juurde panema, siis ka see võib olla. Mõni inimene reageerib, ma ei tea, väiksele rõõmukesele magneesiumile ka nii, nagu ta oleks adrenaliinisüsti saanud. Ja see tuleb ka jällegi sellepärast, et süsteem ütles, et tõmbame hoo maha. Ja kui see hoog on maas, siis ka meie mikrofloora, meie seedimine, kõik läheb hästi kehvaks. Et see kõik hakkab töötama kooskõlas sellega, et ma ei taha tunda mitte midagi. Ning toidulisandite võtmise puhul jah, et mina ei alustanud, ma mikrofloora korrastamist kui sellist ei teinud alguses. Ma hakkasin küll sööma täiesti teistsugust toitu, hästi köögiviljakat menüüd ja see iseenesest hakkas juba korrastama selliselt, et need kõhugripid, mis mul pidevalt olid, need jäid ära kohe plaks. Nii. Aga täna ma töötaks palju rohkem mikroflooraga. Täna mul on nii palju rohkem teadmisi sellest, kui oluline on mikrobioom, nii mitte ainult seedimise seisukohalt, vaid ka kogu meie heaolu seisukohalt. Ja kui tähtis on see selleks, et meie keha suudaks kilpnäärme hormoone konverteerida mitteaktiivsest vormist aktiivseks vormiks. Keha toodab kõigepealt mitteaktiivse vormi ning siis see on vaja konverteerida aktiivsesse vormi, sest et muidu see kõik, see satuks liiga kiiresti verest tööle, et teda konverteeritakse erinevates kohtades, et ta tuleks siis igale poole kohale. Ning sellel on oma väga tark põhjus kehal see selliselt teha, aga kehal ei ole seda teadmist ette olnud, et me ühel hetkel jõuame oma toitumise ja toksilisusega sellisesse kohta, et meie mikrofloora on nii kasin, et soolestik, kus peaks toimuma suurem osa kilpnäärme hormoonide konverteerimisest aktiivsesse vormi, ei suuda seda enam teha. Ning siit tuleb ka kindlasti üks oluliseid põhjuseid, miks paljud inimesed hormooni juurde võttes neil ei ole parem. Isegi kui neil ei teki seda halba tunnet, kui närvisüsteem ei tõmba täiega pidurit peale, siis ei ole seda aktiivsesse vormi konverteerimist, sest et mikrofloora on niigi. Aga mikrofloorat ei ole, on vaja nii paljuks, on vaja selleks, et me saaks toidust rohkem energiat. Mikrofloorat on vaja ka selleks, et me toidu lisanditest saaks kätte selle, mis on vaja. Nii et jällegi, et enne kui minna nende asjade juurde, töötaks närvisüsteemiga ja töötaks ka mikrobiomiga, sest et parem mikrobioom annab meile võimaluse saada ka toidust nii palju rohkem kätte. Ja kui meie närvisüsteem rahuneb, me muutume elusamaks, tuleme tardumisest välja, siis me saame nii palju paremini seedida. Aga see seedimine vajab seda, et aja jooksul hävinenud, väga kasinlaks ja õhukeseks muutunud mikrobiomi hakataks taastama. Et sellest ei saa üle ega ümber. Oi kui lahe, hambakivi oli juba toitumisega kadunud, hügienist ütles, et ta pole sellist pilti hulka aega näinud. Issand, kui äge. See ongi ja need kaavadki ära, sest et kehal ei ole vaja ennast kaitsta enam selle kaltsiumiga. Et juba kui sa annad rohkem toitaineid, siis su keha näeb,
ohoo, mul on materjali, millega töötada, ma saan hakata ennast tervendama, sest et keha tahab kogu aeg tasakaalu suunas minna, kogu aeg tervenemise suunas minna. Isegi kui meil on tunne, et see keha on meie kõige suurem vaenlane, sest ta pakub meile nii palju halba enesetunnet, siis see halb enesetunne on lihtsalt kõikide nende olude koond. Tal ei ole võimalust nendes oludes midagi paremat teha. Aga nii kui sina hakkad teda paremini kohtlema, tema kohe suures rõõmus hakkab sulle vastu pakkuma head enestunnet ja hakkab asju lahendama. See on nagu nii äge. Elujõu kasvatamine minu jaoks kõige kihvtim asi, et elujõuda, kõigeks vaja elujõuda. Ja, nii äge hambakivi toitumisega kadunud ja. Sest ongi, et hügienistid näevad seda, et inimestel süveneb tardumus järjest ja tardumuse süvenemisega probleemid süvenevad. On ju, et kogu aeg nagu läheb järjest nagu alla mäge kõik see süsteem, nii et ja, et me saame teadlikult elades kui palju muuta. Mõistes seda süsteemi kui tervikut nii palju muuta. Me ei saa anda selle süsteemile käsku kätte, et tee seda, tee seda, tee seda. Aga me saame anda talle tööriistad ja siis lõõgastuda ja vaadata, kus ta hakkab peale. Mida ta teeb. Keha ise teab, mis tal on vaja teha. Ja kogu aeg kooskõlas närvisüsteemiga, närvisüsteemi suutlikkuse võimekusega rihitakse välja see, mida meil on just siin ja praegu võimalik teha. Et keha teab. Temal on kõik vastused olemas. Nii äge on usaldada keha. Ja teha, et toidulisanditega mina alustaks enne kõigepealt mikrofloora korrastamist. Ja selleks on mul ka omad võtted, kuidas ma seda teen. Nii et mis on ka aja jooksul kujunenud, muutunud hoopis nagu teistsuguseks. Aga vahepeal joome vett. Sest nii oluline on. Me oleme täna nii palju tehiskiirguste sees, mis dehüdreerivad meie keha. Ja üleüldse on meil palju suuremad vajadused vee järele kui kunagi varem, selleks, et puhastada oma keha. Ning nüüd ma olengi öelnud siis selle järgmise asja ära, et ma võtaksin puhastumist tõsiselt. Sest et kui ma alustasin kõige sellega, siis mulle tundus, et nagu ma võib-olla nagu ka põrkusin puhastumise teemal selliste asjadega, mis ei soodustanud seda, et ma puhastumisega hakkasin tõsiselt tegelema, sellepärast, et kui ma hakkasin aru saama, et mul on kirpnäärme probleemid ja siis ma juhtusin kuidagi Andy Cutleri elavhõbeda puhastuse peale, sest et kirpnääre probleemi hästi palju seostatakse elavhõbeda kuulmisega kehasse. Ja kui ma lugesin seda Cutleri protokolli ja siis ma mõtlesin, see ei ole küll võimalik, et sa pead nagu iga 4 tunni tagant mingisugust asja sisse võtma ja mitte mingil juhul ei tohi see paus pikemaks minna ja öösel peab ka kogu aeg kell helisema ja mul olid veel nii suured unehäired, nii et see oli täiesti mõeldamatu ning ega ma tollel hetkel ei saanud aru ka, mida see keha puhastamine tegelikult tähendab. Et see sai mulle väga kiiresti selgeks, et smuutide joomine mulle ei sobi, mul hakkas nii külm ja nii halb on ju. Siis ma ei saanud aru, miks, aga täna ma mõistan, et kõik see toores, mis on ette nähtud suvel söömiseks, see jahutab keha. Et tal on oma funktsioon ja elades siin ja praegu jahedas kliimas selline asi minu kehale ei sobinud ja see keha oli niigi ennast nii kokku tõmmanud ja nii külmetas ja mis ta kõik tegi, et seda ei olnud mul võimalik kasutada, aga neid mõnusaid soojendavaid võtteid tolles hetkes ma ei saanud aru nende tähtsusest. Aga mul kõik hakkas hästi palju kiiresti kuskil, mul läks kuskil 9 kuud või niimoodi, enne kui ma hakkasin aru saama, kui tähtis see on. Et nii kui ma hakkasin neid kasutama, mul hakkas nii palju kiiremini parem. Et sellepärast täna ka Kirpnere grupi programmis väga suur osa materjalist on keskendatud keha puhastamisel. Ja minu puhastamisvõtted ei ole sellised, ei ole mingisuguste toodete sissevõtmine, vaid puhastumine keskendub. Aluseks on seal toitumine, närvisüsteemi lõõgastumine, sest me ei saa normaalselt puhastuda, kui meie närvisüsteem on tardumuses või on võitluses. Ja üks ega teine ei lase meil seda teha. Ning selleks, et me saaksime keha normaalselt puhastada, meil on vaja väga palju toitaineid ja meil on vaja korras mikrofloorat. Mikrofloora teeb oi kui palju asju meie eest ära.
meil ei ole kehas ühtegi konkreetselt puhastumisega tegelevat organit, kõikidel organitel, mis aitavad meil puhastuda, on ka muud rollid. Ning olukorras, kus elujõudu on väga väheks jäänud, tardumus on nii tugev, siis need organid täidavad pigem need muid rolle ja ei tegele puhastumisega. Ning inimeste kehakaalud on väga ilmekad näitajad sellest, kuidas keha on puhastumisega jännis. Sellepärast, et need rasked toksiinid, mis moodustavad 75–85% hinnanguliselt toksiinidest meie kehas, on rasklahustuvad. See tähendab, et rasklahustuvaid toksiine ei saa enne vesilahustavasse vormi töötlemist üldjuhul kehast välja viia, vaid nad on vaja töödelda elimineerivate organite poolt ja kui nad ei suuda seda teha, siis paigutatakse need rasvarakkude vahele vette, sest vees nad ei lahustu ära. Hea koht, kus hoida, hea depoo, kus hoida. Et see on ka kindlasti paljudele inimestele üllatuseks, et miks on neid kaaluteemasid nii palju, et vaatad kommile peale ja juba hakkab midagi paisuma kuskil, pead nööp peale olema. Et need kehad on lihtsalt parasjagu toksiinidega nii hõivatud ja neil ei ole kuskile neid panna. Ja siis ta ladustatakse ära. Ja mida rohkem me ladustame, mida rohkem meil on vaja seda raskkudet, et kusagil on midagi ladustada, seda rohkem meil on sellist kudet, kus ainevahetus ei toimi normaalselt, kus on nekrootilist kudet, kus tekib põletikku. Et ega ilmaasjata ei räägida, et liigsetest kilodest on vaja vabaneda tervise huvides, aga me ei vaata nagu sinna algpõhjusesse, miks need tekivad. Et meil on vaja aidata keha puhastumisele kaasa, aga see on hoopis midagi muud kui smuutide ja teede ja puhastavate toodete tarbimine, vaid jätkusuutlik puhastamine on see, et me hakkame andma oma kehale seda, millest tal on puudus olnud, neid toitaineid. Me hakkame rahustama närvisüsteemi, me hakkame pakkuma talle õiges vormis vett. Me tegeleme kõikide nende erinevate organitega võimalikult loomulikul teel, tõhustades nende toimimist, mitte sundides neid toimima, vaid leebelt andes neile kõik vajalikku, et keha saaks ise panna nad tööle. Ja Kilpnäärme grupi programmis me olemegi see detox puhastumine üles ehitatud selliselt, et me alustame baasist, sellest, mis on kõige olulisem, et see süsteem tööle läheks ja siis lähme järjest kõrgematesse kihtidesse. Ning kõik on suunatud ikkagi sellele, et võimalikult loomulikult oma keha toetades, oma keha tarkust arvestades saaksime hakata toksiinidest vabanema. Sest toksiinid kõik mõjutavad meie keha toimimist nii tugevasti. Üha rohkem täna ka juba ju teadus tunnistab seda, et autoimmuunhaiguste puhul number 1 on toksilisus, mitte geenid. Geenidele keskendumine jätab meile mulje, et meil ei ole nagu iseendale õieti midagi teha. Aga kui me keskendume toksiinidele, mis tegelikult mängivad palju suuremat rolli, siis me saame aru, et siin on jäme ots meie käes. Meie saame hakata tegutsema. Loen ka hambakivi kommentaari. Mul kadus ka hambakivi ära vist umbes aasta peale programmiga alustamist. Nüüd tunnen füüsiliselt, kus parasjagu keha metastaatilist kaltsiumit eemaldab. Praegu peamiselt jalgadest. Absoluutselt. Jalgades on ka hästi palju pinged, kõik need ellujäämispinged, ellujäämismehhanismi pinged, et ongi ja me hakkamegi tajuma seda, kust keha ei saa korraga kõik ära võtta, ta peab tegema, jalad ei ole nii tähtsad siseorganid, see osa, see torso siin ja kaelas kipnääle, see on palju tähtsam, nii et teha, et muutuda ilusamaks, tunda, nautida. Nii ägedad tagasisidet. Aga jah, et uuesti siis selle juurde, et ma võtaksin puhastumist palju tõsisemalt, et ma hakkasin puhastusega tegelema alles siis, kui mu keha tõesti niisugust häirekella lasi, et ma ei suutnud ilma täiendava puhastamise ja toetamiseta edasi minna. Täna ma näen, kui oluline see on ja just sellepärast me Kilpnäärme grupi programmis pöörame väga suurt tähelepanu puhastumisele. Aga leebele puhastumisele, sellisele, mis tõesti arvestab meie keha seisundit siin ja praegu, tema võimekust ja tegeleme sellega, et seda võimekust toetada, mitte sundida asju välja, et mina ei kasuta mingisuguseid selliseid protokolle, kus sunnitakse toksiine kehast välja. See ei ole minu arvates õige.
paljud inimesed saavutavad küll nendega edu, aga olukorras, kus keha on tõmmanud omale pidurid peale ja tal ei ole tegelikult ressurssi toimetada, see sundimine, see ei tundu minu jaoks õige, sellepärast mul tõusid ka juuksed püsti, kui ma seda Katleri protokolli lugesin, seal oli veel igasuguseid teisi asju ka, mida foorumites lugesin, mida inimesed kasutasid ja mulle ei tundunud see üldse õige. Ning alles siis, kui ma sain aru, et me peame kõigepealt selle keha vundamendi taastama, kui ma hakkasin seda autonoomset närvisüsteemi, millele ma üldse tahan otsa vaadata, hakkasin selle toimimist mõistma, selle kohta lugema. Aga autonoomse närvisüsteemi sellise sügavama pildi saamisega, ega see on olnud teadlastel ees alles vähe aega, see on olnud ees umbes aastast 1994, 30 aastat ja kahjuks nagu ega paljud uued teadusavastused ei jõua nii kiiresti laiema publikuni, et üleüldse kuidas see autonoomne närvisüsteem toimib ja töötab, et seda on nagu järjest avastatud, et ja sellele toetumine minu silmi nii palju avanud, et täna oi kui tänulik ma olen, et ma vaatasin ikka, mis see tähendab. Vaata, kui ma olin nii vanujalal endaga, et kuidas närvi juba lausa see lause, et autonoomse närvisüsteemi tasakaalustamine. Aga seest koorus välja midagi, mis on ülioluline. Aga siis see, et võtaksin puhastumise kiiresti käsile, sest et sealt tuleb oi kui palju leevenemist, aga et see puhastumine oleks jätkusuutlik, et see oleks leebe ja keha tarkust arvestav. Aga nüüd, mis veel edasi, mida ma teeks veel teisiti, on see, et ikkagi kõik need enda osad pardale. Ja et ma ei jätaks, närvisüsteemi tasakaalustamine kui selline tundus minu jaoks hästi, kui ma sain aru, miks seda vaja on, mõistetav. Ning meelerahu grupi programmis ma siis jagan sinuga oma meetodid, kuidas ma olen nagu erinevatest vaatenurkadest, tehnikatest, teooriatest kokku pannud selle, kuidas me võiksime oma närvisüsteemi rahustada. Ka hästi-hästi mitmekülgne programm. Aga selle lisaks ma pööraksin üha enam tähelepanu oma emotsioonidele ja käitumisele. Et emotsioonide osani jõudmine võttis minul aega. Üksjagu palju. Aga nagu te näete, kui te tegite, kes teist tegi väsimusest vabaks grupis seda kaelapingete avastamise harjutust, siis te ka hakkasite paljud teie hulgast siduma seda emotsioonidega. Ja ongi meie emotsioonidest me räägime grupi programmis ka, meil on ka seal emotsioonide puhastumine, kuigi emotsioonidest mul tuleb eraldi novembris grupi programm, emotsioonide meistriklass, siis emotsioonid juhivad meid. See on lihtsalt hämmastav, kuidas ma käisin Aivar Allari loengul, vahepeal ikka jagan seda kogemust, et kuidas tema ütles, et mingisuguse uuringu kohaselt, et 84% ärijuhtidest teevad pärast seda, kui nad on igasuguse faktilise info kokku kogunud, otsuse ikka emotsioonide põhjal. Ise arvavad, et teevad nagu nii faktilise otsuse, nad on nagu ja siis tegelikult juhivad emotsioonid inimesi, et see emotsioonid on meie jaoks väga tähtsad, väga paljud inimesed eiravad oma emotsioone, mina ka eirasin, sellepärast mul läks nii palju aega nendeni jõudmiseks ja kui ma sinna ükskord jõudsin, siis ma nagu laps kingikoti kallal avastasin ja sain nii palju rõõmu. Et kui tähtis on nendele tähelepanu pöörata ja sellega ma ka tegeleme grupi programmis, nii et kui emotsioonide ja kilpnärme seos on sinu jaoks midagi sellist uut, siis sa võid ka kirjutada mulle, et on uus seos, pane siia kommentaaridesse, et ma vaataks julgelt otsa, sest et emotsioonid on see viis, kuidas keha meiega kõneleb. See on see, kuidas ta tähelepanu otsib, et mitte ainult füüsilised vaevused, emotsioonidega saab ta kõige kiiremini tagasisidet jagada, sest et mingisuguse füüsilise vaevu, klampkurku saab hästi ruttu tekkida, aga üldiselt ikkagi emotsiooni kaudu on võimalik kehal meiega väga palju kiiremini suhelda. Ja emotsioonid nii palju mõjutavad meie tunnetust, meie käitumist, et selle märkamine, selle avastamine, oi kui palju edusamme on toonud kaasa endaga, nii et hästi vahva. Ja mida ma veel teeks teisiti muidugi on see,
ma ei läbiks seda teekonda üksinda, nii nagu ma seda alguses tegin. et see vajab tuge, see vajab kõrvale inimest, kes, ma otsisin küll omale coach'i, kui ma alustasin, tegin oma esimest juukseanalüüsi, siis no see inimene, kellega ma alustasin, tema oli alles väga vähe aega tagasi sellega alustanud, aga ma tahtsin, no võtsin kellegi Euroopast, tahtsin, et oleks kuidagi lähem ja samas ajavööndis ja nii edasi, aga valisin omale inimese, kellel oli äärmiselt vähe teadlikkust. ning no see esimene aasta oli mul, noh esimene aasta, kus tuge on kõige rohkem vaja, sest see tugi oli väga nadi, sest et ta ei osanud väga paljudele küsimustele vastata ja tal ei olnud nagu üldse sellist suurt pilti asjadest ees, et aasta aja pärast ma siis vahetasin ta välja, ma valisin omale siis inimese, keda siis tollel ajal peeti juba nagu selle valdkonna parimaks. Paljud inimesed kartsid teda, ütlesid mulle, et oi, ära vali teda, et ta on nii range ja karm ja ma ei tea, mina ei saanud aru sellest, sest et ma mõistsin ja nägin, et temaga koos töötades ma saaksin väga palju kiiremini edasi ja koos temaga tuli mulle ka väga hea kaaskond. Selles mõttes, et inimesed, kellega koos ma siis pärast veel läksin õppima eluteadust ja selline hästi tore suur grupp oli meil, kus ma nii palju õppisin. Aga noh, kahjuks see grupp tuli mul alles aastal 2015, aga ma alustasin 2013, et noh, järk-järgult on see, kuni see välja arenes, et oi, kuidas oleks olnud seda vaja. Aga see grupp tegutses hästi lühikest aega ikkagi, vist 2015, 2016 ja siis oligi nagu kõik vist. Aga just see alguses, kui kõik on nii teistmoodi ja ümberringi räägitakse ikkagi asjadele lähenetakse ka alternatiivis ikkagi väga nagu organipõhiselt ja sümptomipõhiselt, et kasutatakse küll teistsuguseid võtteid, et nagu loomulikumaid, aga ei ole seda terviklähenemist, seda tervikpildi mõistmist, mille mina olen nüüd tänaseks enda jaoks 11 aasta jooksul kokku pannud. Ja oli väga raske ja oi kui palju kordi ma olin valmis alla andma lihtsalt sellepärast, et ma olin üksi ja mul ei olnud kuskilt mõistmist ja tuge. Aga see õpetas mulle ka palju, on ju, et õpetas iseenda ressursse kasutama, aga samas see õpetas mulle ka seda, kui mul lähevad silmad märjaks. Ma seda loengut ette valmistasin, siis ma iga kord ma hakkasin, kui ma selle teemani jõudsin, mul tuli nutt peale ja ma kogesin seda ära, aga nüüd tuleb see uuesti see nutt peale. Et see enda üksi jätmine on nagu täiesti vegas midagi, siis tuleb lihtsalt lasta sellel olla. See enese üksi jätmine ja eraldamine, see paneb siia veel rohkem pingeid peale. Sest inimene on karjaloom. Ja me ei tuleks kuidagimoodi siin maailmas üksinda toime. Me võime tunda nagu täna, et me saame üksi hakkama, just nagu, aga tegelikult me oleme täielikult sõltuvad teistest inimestest. Et kas või need riided, mis meil seljas on, see kodu, mis meil on ehitatud, kõik need materjalid, toidud, kõik asjad, need kõik tulevad ju kuidagi koostöös ja läbi teiste, on ju, et me ei tee neid asju ise. Isegi kui me õmbleme ise endale riidet elus, et me ju ei kasvata neid taimi ja ei koo seda kangast ja nii edasi, et me oleme nii sõltuvad teistest. Aga me sageli teeme lapsepõlves, kui vanemad tahavad, on ju, et ole iseseisvam ja saa hakkama, on ju, ja siis me teeme nagu selle otsuse, et me oleme nüüd iseseisvad ja teistest ei sõltu ja lõikame ennast nii palju ära sellest toest, mis meil võiks olla. Mõtlen, siit kuskilt alt kopsude juurest tuleb mul praegu midagi niimoodi üles. Võib juhtuda, et ka kellelgi teist tõmbab seal mingisuguse energia üles ja mingi protsessi kaasa. Nii et. Aga ja see, et ma ei jätaks ennast üksi, vaid ma otsiks endale tuge. Ja see on ka üks põhilisi asju. Need grupiprogramme, kui ma alustasin oma tegevust, mul ei olnud üldse plaanis neid tegema hakata, kuigi ma nägin, et ma pean neid tegema hakkama. Mul nagu siin kolmas silm nägi seda ette juba aastal 2017, et ma pean neid tegema hakkama. Aga siis ma olin veel nii tugevasti selles illusioonis, et kõik üksinda ja nii edasi. Aga see on nagu, just nagu kõige ägedam osa sellest, mis ma teen, ongi grupiprogrammid.
et see koos minemine, koos tegutsemine, toetatult muutuste tegemine, kogukonnas olemine, et see on nii vajalik. Et ei tekiks seda ja et kus seda tuge leida, et ongi see, et sina oled praegu ilusasti, oled gruppides olemas, et noh, mida ma soovitan ka, et kui sa oled mu grupiprogrammides, et siis ka, et vaadata, et kes on need aktiivsemad kommenteerijad ja saata neile sõbrakutseid ja suhelda omavahel ja ma vahepeal tegin hästi aktiivselt seda, et ma panin inimesi kõike nagu hästi punti oma grupiprogrammides, et alguses eriti, aga siis nagu paljud inimesed ei tahtnud seda teha, et noh, eestlasel on ikkagi vaat see äralõikamise see soov on nii suur, et see on see, aga räägi, see huvitav mehhanism on jah selline, et kui me elame siin külmal maal, vaata siin külmal maal varasemalt, kui meil ei olnud selliseid küttesüsteeme ja nii edasi, selleks, et inimesed hakkama saaksid, oli hästi füüsiliselt hästi lähedal olla. Elamused olid hästi väiksed. Ning me sõltusime soojusest väga palju teiste inimeste lihtsalt keha soojusest ja sellistes tingimustes hakkama saamiseks me hästi palju oleme surunud oma tundeid alla ja tahtnud eralduda. Sest et nii raske on olla, kui sa oled kogu aeg kellegagi koos, et toredad peresõbrad elasid 20 ruudu peal, ei olnud 20 ruudu peal vist, ei olnud nii paljugi, ei olnud 20 ruudu, palju väiksem oli. Ala peal terve aasta perega koos, et mis see nagu üles toob, milliseid teemasid, et oma emotsioonide haldamist, mis see kõike näitab meile on ju, et aga me oleme üles kasvanud, me kanname nagu sellist informatsiooni endaga kaasas, kus me nagu noh, tahame ennast ära lõigata, sest et me oleme pidanud sunnitult olema nii tihedalt koos, aga see tihedalt koos olemine tegelikult on olnud meile võimalus arenguks, emotsioonide tunnustamiseks, jagamiseks, nendega toimetulekuks hoopis teistsugusel viisil, nii et see on kindlasti, mis kindlasti üllatab teid, minu jaoks oli see ka üllatus, et jah, niimoodi, aga noh, see on täiesti loogiline on ju, et Põhjamaades, kus külma aega on nii palju, me oleme leidnud mingisugused kohanemismehhanismid, et sellepärast et see ongi nii huvitav, et see piirkond maailmas, kus ma olen pidanud nii tihedalt koostööd tegema, me ei ole suutnud seda realiseerida, seda potentsiaali, mis tegelikult meile see kaasa oleks võinud anda, et me võiksime olla siin Põhjamaad tingimustes väga palju lähedasemad kui inimesed lõunamaal, aga me ei ole seda. Et see ongi, et kui meil oleks see närvisüsteemi haldamise oskus, oma emotsioonide haldamise oskus, siis see kõik võiks hoopis teistmoodi olla. Ei ole kommentaar ja, et ei ole miskit olulisemalt kui ühenduse tunne, absoluutselt, me vajame seda, meil on täiesti eluline vajadus inimesena selle järele, sellepärast inimesele on antud emotsioonid, kõrgem mõtlemine, kõik need asjad, et me saaksime üksteisega koostööd teha, et läbi selle koostöö me oleksime nii võimsad ja tugevad. Aga see on jah, nagu me näeme, läinud sinna, kus ta on läinud, et kuidagi kui see silm märjaks olemine võttis siin vajaduse tahkuräti järele, aga nüüd mida ei ole, seda ei ole. Korraks otsin siit poolt midagi. Nii. Aga olen nüüd tagasi, et peab vaatama ka, kas ma nüüd ikka siin näha olen siin. Võitleb, ma ei näe enam seda. Olen küll näha ja olen küll näha. Nii, aga loen ühe kommentaari veel, et seda sama asja ma pingsalt sind kuulates mõtlengi, et ei või ju võtta kursusi ja osaleda grupiprogrammides ja siis teha harjutusi. Aga kui oled kogu aeg üksi ja teed üksi neid harjutusi, siis see ei vii edasi ikkagi. Et selles mõttes läbi selle üksi olemise tegemine, see tuleb meile tegelikult, mida tugevamaks me saame, seda lihtsam meil on teha, aga ikkagi see jagamise vajadus, mina olen paljuski ikkagi erak, aga pärast seda, kui ma ennast tervendama hakanud, ma tunnen nagu issand, kuidas ma tunnen seda vajadust koos olemise järele ja see vajadus läheb nagu järjest suuremaks, see on lihtsalt hämmastav ja see on nagu nii äge, et me kasvame igasugustes mõõtmetes ja ongi lõpuks kui me oleme tõesti heas kohas iseendas, siis meil on hea olla teistega koos ja meil on hea olla üksinda. Et mõlemad variandid, et nad on hästi erinevaid võimalusi pakuvad, aga mõlemad pidi on hea olla.
ja kõige õnnelikumad inimesed uuringute järgi on need, kellel on ühtekuuluvustunne ja soomlased on esirinnas ühtekuuluvustunne on tõesti, see on äärmiselt oluline, et sa saad aru, et ma ei ole üksi, ma ei ole kuidagi välja jäetud, et see, kuidas mina ennast tunnen, kogen, et see on mõistetud, ära kuulatud, keegi teine on käinud läbi seda teekonda, et ongi, kui palju me arvame, et ainult meil on probleemid, on ju, keegi teine ei mõista, sellepärast et on ju igal pool kõik elavad just nagu nad oleksid õnne tipul, on ju, kõik need ilusad pildid, mis me sotsiaalmeedias näeme ja need kogemused, mida inimesed jagavad, aga noh, see on, me jagame seda positiivset poolt, no täna me oleme selles olukorras juba, kus me jagame palju julgemalt ka neid raskuseid, on ju, eriti need tänased noored, kellel ei ole enam näiteks erilist suutlikkust ja võimet endale seda kaltsiumikoort peale tõmmata, mida siin minu vanused omale nagu nõks ja nõks on teinud, et sellepärast, et toitained on nii vähe, nad ei saa, neil pole ressurssi seda teha. ning tänu neile tuleb siis ka hästi palju seda muutust, et nemad tulevad välja ja räägivad oma lugusid, mida meie ei ole julgenud rääkida, aga siis me siis võtame ka šnitti ja räägime ja terveneme ka läbi selle. ja et olla kuuldud, nähtud, mõistetud, et see on nagu inimloomuse jaoks ülimalt oluline. ja noh, kui palju on jah meil seda, et keegi ei saa aru, on ju, miks me niimoodi ennast tunneme, et no, et mis sul umbes viga on ja kõik need muud asjad ja kuule, teistel ju see kõik töötas, miks sul ei tööta, mis sa oled selline, on ju, et selle asemel, et mõista ja tulla kohale ja noh, mina olen läbi iseenda sees hästi palju saanud seda, noh, ma olen iseennast nii palju materdanud, et miks mul ei ole töötanud asjad, on ju. aga noh, tänase loengu põhjal on ju, ma jagan sinuga seda, miks ei ole töötanud ja kui palju teistmoodi me võiksime iseenda oma kehas toimimisse suhtuda ja kui suure aukartusega me võiksime suhtuda, et et me suudame ehitada omale need võimsad kaltsiumikoored ja need tardumused peale ja see on ikka kõva ehitustöö, see on selline arhitektuur, et kuidas seda teha, ja see kõik on põhjusega, see kõik on väga hea põhjusega, miks me neid asju teeme, aga me ei oska mõista seda, see on jah. Ja vahest on üksindust vaja, et leida parem ühendus iseendaga, absoluutselt, et selles mõttes, et ongi, et meil on vaja mõlemat, meil on vaja hästi tugevat sidet iseendaga, oma ressurssidega ja samamoodi meil on vaja seda julgust ja ühendatuse tunnet suhelda koos teistega. et mõlemad pooled on olemas, me oleme paraku duaalses maailmas ja läbi ühe asja me mõistame ja õpime teist. nii et jah, et läbi väsimuse ja kurnatuse õpime tundma elujõudu, väärtustama elujõudu ja otsima võimalusi, kuidas seda elujõudu kasvatada ja suurendada. Nii nagu ma olen juba siin korduvalt ja korduvalt näha, just kui elujõud kasvab, tuleb jälle tagasi soov rohkem seltskonnas käia ja ka üksi on hea olla. Absoluutselt. Täpselt niimoodi see käibki. ongi, et mingi aeg on ikkagi selline sunniviisiline erak. Et tegelikult enda sees on ikkagi olemas see soov ja tahtmine teistega suhelda, aga sa ei saa seda kätte nagu. Aga see tuleb hiljem, nii palju, ongi, ma pidasin ennast selliseks üksikuks hundiks ja kes nagu kõik üksi teeb ja see oli lihtsalt trauma. See oli trauma, mis vajas lahendamist läbi elujõu igakülgse kasvatamise ja mis on tänaseks mind nii teistsuguseks inimeseks teinud, et see on nagu, et see, kus ma kunagi olin ja see, kus ma olen täna, nii et ei suudaks mind ära tunda. Ja ise ka hämmeldunud ja mõtlen selle peale. Aga nüüd nagu ikka on, et ma räägin sulle sellest, et Kiltneri grupiprogrammist, ma küll praegu ma ei oska sulle siin ekraani jagada, on ju, sest et ekraani sai jagada ilusasti enne video peale alustamist, aga äkki, siin on mingid huvitavad asjad, aga ikkagi ei ole seda varianti. Olgu, siis ma igal juhul kujutan mulle ette, et nüüd on siin ees elujõu aramine ja ma räägin sulle Kiltneri grupiprogrammist. Ja Kiltneri grupiprogrammis on meil 2 põhilist suurt koolitust. Üks nendest on, kuidas toetada Kiltnerit ning teine koolitus keskendub siis keha ja vaimu detoksile. Ning ma olen jaganud need koolituste erinevad teemad nädalakavasse 9 nädala vahel ära. Nii et sul on võimalus seda koolitust siis jälgida vastavalt nädalakavale, teha neid asju nii-öelda minu poolt kokku pandud loogilises järjestuses,
aga võib-olla sa ei taha loogilises järjestus, võib-olla sa tahad teha täiesti nii, nagu sina tahad, nii et sul on olemas mõlemad võimalused. Ning sellel koolitusel me alustame siis pihta sellest, et kõigepealt me teeme avakõne järgmisel reedel, 18. oktoobril kell 6 on avakõne ja kui sa ei saa kohal olla, siis ma selle salvestan ja pärast panen ülesse, järgmine hommik saad vaadata. Millega me hakkame tegelema, et me räägime siis nendest erinevatest põhjustest, miks siis kilpnääre probleemid võivad tekkida ja me räägime sellel koolitusel nii ala- kui ka ületalitlusest. Mina ise olen kogenud mõlemat poolt, olles mõlema poole ääre peal ja teades väga hästi seda, mis tähendab, kui sa on kogu aeg närvid krussis, silmad on punnis, tohutu söögiisu on, higistad ja kõik need muud asjad. Ja siis, kui sa vajud sinna, kus energiat enam üldse ei ole, midagi teha ei suuda ja nahk on kuiv ja siis puusade ümber tekib sihuke suur padi ja mul on puusade ümber kadunud ära sentimeetreid selle aja jooksul kokku 12. väga huvitav on ju. Aga kaalu on juurde tulnud. Veel huvitavam. Aga ma olin alakaalus, nii et see on omaette põhjus. Aga et räägin nii ala- kui ka ületalitlusest, sest et tegelikult sageli on seal ühed ja samad põhjused all, aga keha vastavalt sellele, millised on sinu kogemused, millises seisundis on sinu närvisüsteem, saab nendele põhjustele reageerida kas ülereageerimisega või alareageerimisega. Või siis nii, nagu minul oli, alguses läks ülereageerimisse ja siis vajus alareageerimisse. Ja me vaatame neid sügavamaid põhjuseid. Mitte organi tasandi põhjuseid, vaid me vaatame keha kui üldsüsteemiga kaasnevaid sügavamaid juurpõhjuseid. Räägime toitumisest, räägime stressist, räägime toksiinidest, räägime uskumustest. Ja siis pakun terviklahendusi iseenda toetamiseks, nii siis kas siis alatalitluse või sellega sarnanevate sümptomite puhuks või siis ületalitluse ja või siis sellega sarnanevate sümptomite puhuks. See koolitus ei ole kellegi raviks. Ravi on see, et me võtame midagi konkreetse diagnoosi peale sisse. Siin me ei tegele sellega. Me hakkame kasvatama elujõudu niimoodi, et see toetaks meie keha toimimist. Ja hakkame vaatama kõiki neid erinevaid aspekte, millega see keha kokku puutub ja millele ta peab reageerima ning hakkame rihtima siis seda stressireaktsiooni optimaalseks ja andma oma kehale neid vahendeid, et ta saaks ise ennast korrastada. Ja esimesel nädalal lisaks siis sellele ka jagan sinuga siis sellise närvisüsteemi rahustamise nippe ning sa saad ka see avakõnet. Praegu on juba kaasas eelmise aasta avakõne siis lõõgastuse audio, et sa saad kohe hakata sellega tegelema, aga ma teen sellel aastal kindlasti uue, tunnetades, mida teil on vaja täpsemalt. Aga ma võib-olla jätan nad isegi mõlemad ülesse, sest et sul oleks võimalus valida, sest võib-olla on kellelgi vaja just seda, mis on seal. Ja niisiis, kui me läheme nüüd siit edasi, me räägime siis, kui me oleme avanädala ära teinud, siis me hakkame rääkima nendest erinevatest sügavamatest lahendustest, mis siis puudutavad meie seedimist, meie mikrobiomi, stressi maandamist. Puhastumisega me tegeleme sealt siis nagu veel eraldi aegadel. Toitumissoovitused sa saad siis konkreetselt, mis on siis see, toitumissoovitused on erinevad alatalitlusele või alatalitlusega sarnanevatele sümptomitele, ületalitlusega sarnanevatele sümptomitele. Sellepärast, et keha vajadused nendes kohtades on erinevad. Ja sealt edasi me läheme siis põhjalikumalt puhastumise juurde ja hakkame siis vaatama veel puhastumise konkreetseid soovitusi toitumises, sest et toit on ülioluline puhastumiseks, sealt tuleb materjal, mis võimaldab kehal puhastuda ja närvisüsteem siis annab selle raami, selle võimalust seda teha. Ja puhastumine ongi üles ehitatud sellele, et kõigepealt tegeleme seedimisega, siis tegeleme maksaga, siis neerude ja kopsuga, nahaga, lümfiga ja kõige lõpuks emotsioonidega. Sest et nendest ei saa üle ega ümber. Nii mõnedki inimesed on tunnetanud, et nemad vajavad kõigepealt emotsioonidega tegelemist, lähevad kohe emotsioonide juurde ja tegelevad seal ja saavad hästi suure edumaa, nii et seda võid sa ka teha. Kommentaar kusagilt lugesin, hirmud ja viha kogunevad ka kõhule ehk siis kõhu ja puusade ümber.
et viha hästi palju ka, et noh, ta läheb sinna, kus on see organ, mis on vihaga seotud, et hästi tooks siia kõhu peale ja tulla, et maks, sabipõis on ju, et seda sinna ümber vooderdama, et viha hästi paneb kinni, eriti see allasurutud viha, oi kuidas, esiteks see paneb maksa kinni, aga see paneb lõualuu kinni ja kaela ka kinni. Et lõuga koguneb inimestel hästi palju viha, et selleks, et mitte välja prahvaldada, paneme siit kinni, kõige tugevamad lihased kehas on siin, lõualihased ja keel. Tohutu allasurumine on, isegi kui me mingit muud trenni ei tee, siis seda piirkonda me siin treenime söömisega ja treenime allasurumisega, nii et seal on ikka selline jõud sees, et no saame aru, kui tugevasti me suudame alla suruda. Et selline lähenemine on mul siis kilpnäärme toetuseks, et me ei tegele kilpnäärmega üksi, vaid me vaatame kõike, mis meil siin on, sest see on hädavajalik. Ja lähenemine on siis suunatud sellele, et leebelt ja pehmelt aidata keha ja erinevad organid, süsteemid tööle, et anda sellele kehale tervikuna elujõudu. Et mina ei tea, kuidas neid asju toetada ja parandada ilma seda terviksüsteemi toetamata. Et sellepärast ma ei tegele mitte kellegi ega millegi ravimisega, vaid ma tegelen just ainult elujõu kasvatamisega ja hakkan vaatama neid takistusi, miks elujõud ei kasva, miks ta kahaneb, nii et jah. Kommentaar ka, et eelmine aastal oli mul maksa ja sapipõiega probleeme, nüüd tean millest. Naistel on kohe eriti selles mõttes, et sapipõie energia on seotud kohustustega, ma pean, ma olen sunnitud. Aga vaata, kui me oleme väsinud ja meie enda vajadused on täitmata ja siis me kogu aeg teiste ümardamiseks asju teeme, mis siis juhtub? Ühel hetkel on mõõt täis, ei suuda enam ja siis ei väljenda ka seda enam, kus see viha siis läheb. Maksa ja sapipõide, kõik pinged istuvad seal. Aga tänases maailmas, kus toksilisus on nii suur, no me ei saa lubada endale seda, et me tõmbame need elutähtsad ja rasv lahustuvaid toksiine ümber töötlevad organid kinni. Et miks inimesed kogevad ka nii palju viha, on ka see, et maks ja sapipõis on ülekoormatud toksiinidega, et on, noh, tekib see rasvmaks on ja ka sapipõide ka jääb nii palju seda kolesterooli känkreid kinni, et nendest tekivad lõpuks need kivid sinna, kaltsifeeruvad ära, sellepärast et kui keha üldsüsteemis on see närvisüsteemi tardumuse kaltsifeerumine sees, siis see ulatub sinna ka. Ja just see, et ma pean, nii on mind kasvatatud, absoluutselt, et see ongi, et Kilpnäärme grupi programmis me võtame ka siis selle maksa selle teema, selle võtame ilusasti ette, et saaksime ja see, noh, räägin sulle kindlasti ka nädala sissejuhatavates loengutes, ma alati räägin nagu midagi ekstra veel, mida koolitusel ei ole, on ju, et siis Facebooki grupis tulen iga esmaspäev eetrisse ja räägin sulle, Facebooki grupis saab mulle küsimusi esitada, saab teistega suhelda, et see on hästi oluline, et see, et ei jää üksinda. Viiruskommentaar, oi kuidas ma end ära tunnen ja tagatipuks tuleb veel alasurutud vihaga autoimmuunne haigus, et kindlasti jah, et seostatakse küll ja üha enam seda emotsioone ka, üha enam, ise teadusuuringud juba seostavad emotsioone ja raskeid olukordi perekonnas, kõike seda seostatakse haigustega ja inimesed on autoimmuunhaigustele ja kroonilistele haigustele tervikuna palju rohkem vastuvõtlikud, kui neil on olnud keerulised sündmused lapsepõlves, nii et kas see nii, et meestel ei teki kilpnäärme probleeme? Kindlasti on hästi palju vähem, sellepärast et mehed väljendavad ennast palju rohkem, et naistel juba östrogeen juba soosib seda, et noh, me ei ütle kõike välja, sellepärast et me vajame laste kasvatamisel tuge ja me peame panema lapsi kõrgemale kohale, et saaksid nad kasvatatud. Mehed elavad teistsugusest kohast, kuigi nad hoolivad väga oma lastest, aga nad ei lähe sellisesse ohverdusse, nagu naised lähevad, nii et oi kui hea, nüüd tuli nutt peale, nutan teiega, lase lahti see, mis sul üles tuleb, see on suurepärane. Nutt on nii hea puhastaja, meil lubata nutta ka veel, no meestel ei lubata eriti veel nutta, nii et aga meestel on ka kilpnäärme probleeme, mul on grupiprogrammis olnud mehi ka, nii et jõuavad siiani ka, nii et aga neil on kindlasti palju vähem, sellepärast et nad elavad ennast häälega palju rohkem välja, nad väljendavad testosteroon ikkagi paneb selle asja siin teistmoodi tööle kui östrogeen. Et kuigi naistel ja meestel mõlemal on mõlemad hormoonid, aga lihtsalt see erinevus on nii suur, jah.
aga meestel on ka täna ikka juba, aga naistel on hästi palju rohkem, sest et naised saavad ka ennast kaltsifeerida tänu östrogeenile palju edukamalt, kuigi mehed suudavad ka täna juba, ma ikkagi näen klientuuri hulgas ikkagi neid mehi ka, kes on kaltsifeerunud. Neid on küll hästi palju vähem kui naisi, aga nad juba suudavad ka, sest neid võõröstrogeene tuleb keskkonnast, toidust, neid tuleb nii palju, et mehed saavad ka neid kasutada ja östrogeen on, no kuna östrogeen aitab selle lapse luid luua, siis ta on hästi oluline luude formatsioonis kaltsiumi kasutuses, aga jah, see mehhanism natuke pöördub meie kahjuks. Me ei saa öelda, et tegelikult kahjuks, meile tundub, et meie kahjuks. Ta on selles mõttes meie kasuks, et me ei taha kogeda seda stressi, mis meil elus on ja siis me paneme omale selle kaltsiumi koore peale, et seda mitte kogeda. Aga küllalt on mehi, kellel on ka kaltsiumi koore peale, et täna on see nende jaoks ka võimalik. Et selliselt lood Kilpnäärmest ja kindlasti tulen räägin sulle veel enne grupiprogrammi algust ja ole hea, jaga seda infot. Et pane loengut jagamisse, pane seda infot jagamisse, et inimesed saaksid seda laiemat vaatenurka, et nad mõistaksid, et probleemide algpõhjustega on vaja tegeleda, et elujõu kasvatamine on nii oluline. Kõik minu programmid on suunatud elujõu kasvatamisele, nad on alati, nad on kõik nüanssidega, me kasutame erinevaid võtteid, aga baas on ikkagi see, et me hakkame elujõudu kasvatama. Et ongi, et ma praegu siin lõpetan, ma panen üles sulle postituse siis selle kohta, kuidas sa saad liituda, et selle kohta teen eraldi postituse, kuidas sa saad liituda ja esimese tunni jooksul liitunutele on siis liitumine soodushinnaga, on 99 € eest ja materjalid jäävad sinuga 180 päevaks. Ja aitäh, Kairi, sellest, mida sa teed, et tänud väga huvitavad tõesti, et võtke see tore võimalus vastu, et avada see uks täiesti teistsugusesse maailma, täiesti teistsugusel tasandil iseenda eest hoolitsemisse. Sellisesse, mis tõesti arvestab sellega, kes me oleme ja mida me vajame. Ja mis hoolitseb ka keskkonna eest selles mõttes, et minule ei meeldi see, et hakkame lihtsalt lisandeid võtma, et kui me hakkame muutma oma toitumist, seda, kui palju me toksiinidega kokku puutume, hakkame täiesti teistsuguseid valikuid tegema, siis saab keskkond ka sellest tagasi. Kui meie teeme palju teadlikumaid elutervemaid ja keskkonda säästvamaid valikuid. Et see on ka üks osa, mis mind nii motiveerib seda suurt pilti jagama ja hoopis teistsugusel tasandil töötama. Nii et eelmisel aastal osalesin, et soovitan, et see ongi, et sa saad nii palju uusi oskuseid. Ja mul on inimesi, kes tulevad tagasi ja tagasi. Et selles mõttes, et iga kord on see programm erinev, sellepärast, et minu tugi läheb järjest paremaks. Ja need küsimuste kõned, mis tulevad programmile lisaks, need lähevad järjest võimsamaks. Need on juba kunstiteosed, et ma ise ka kuulan vahepeal järele neid, et seal on nii ägedaid asju. Et aga see tuleb kõik koostöös, et ma üksinda ei suudaks seda luua, ma loon seda koos teiega. Teie energiaga, teie vajadustega, nii et jah. Et ma panen siis üles selle postituse ja tunni ajaks seda soodusliitumine ja siis pärast edasi on tavaliitumine. Me alustame 18. oktoobril kell 6 avakõnega ja kui saa avakõnel olla, siis pärast saad seda järele vaadata ning kõik muu materjal on juba salvestatud ning ma arvan, et ma teen järgmisel nädalal paar videot veel juurde. Et kuidas liituda saab, ma kohe panen siia eraldi postituse, et ma lõpetan praegu ära selle laivi siin ja panen eraldi postituse ülesse, nii et postituses on link liitumise jaoks ja see link on seotud mul sellise platvormiga nagu Thinkific ja see on rahvusvaheline platvorm ja seal on kaardimaksed. Ning juhul, kui sul ei ole Eesti Pangas lubatud välisriikides kaardimaksed, siis sa ei saa seda makset teha, siis kirjuta lihtsalt mulle. Mis iganes, kui mingi toppamine peale tuleb, ma panen sellesse postituse kellaaja, mis kellaajani on soodusliitumine ja kui sa selle aja jooksul kirjutad mulle, et sa tahad soodustingimustel liituda, siis sa saad soodustingimustel liituda, et ma pärast hiljem õhtupoole siis väljastan arve, mille alusel siis saab liituda. Et kui juhtub neid tehnilisi viperusi. Aga soovin sulle siis mõnusat päeva jätku ja kindlasti Kilpnäärme teemalisi, et ma väsimusest vabaks grupis ka, et võite sinna tulla üles lihtsalt postitusi teha, kui teil on küsimusi Kilpnäärme kohta, et ma vastan nendele seal. Ja kohtumiseni programmis.